Tšau, vlog, tervist, ma tulen sealt tagant veel, ma ei tee kunagi ühte asja mitu korda. Mul on alati originaalsed ideed, nii et täna Instagrami followerid kontrollivad minu elu. Ma tean, et Marti Hallik ja see Diana Bitch on teinud seda, aga mind väga huvitas see idee ja kui palju huvitavaid asju sellega saab. Tegelikult kongrats Martile, sest et tema tegi seda minu arust väga huvitavalt. Diana tegi seda nagu aga see idee ja see võimalus saada nii palju uusi Instagrami follower'e oma YouTube'ist on lihtsalt ulme, nii et ma pean seda kasutama. Alustame. Esimeseks polliks Instagramis oli siis, kas ma söön hommikuks pitsat või sushit. Okei, ausalt, see läheb väga huvitavaks. See video tuleb ulme. Ma arvan, see tuleb üks mu kõige lahedamaid vloge, nii et palun püsige ausalt lainel. Pitsa võitis ja teiseks polliks tuli, kas ma kerjan tänaval, et raha saada, või siis ma korjan pudelit selleks, et raha saada. Ma ise hääletasin, et ma kerjan tänaval, sest et no, mul on sellega kogemus olemas väike. Ja pudelite korjamine on kuidagi rõve, panna käsi prügikasti. Kahjuks võitis pudelite korjamine. Ma olen päris üllatunud, sest ma arvasin, et te tahate näha, kuidas ma legit tänaval istun ja inimestelt raha palun. Ja see kuidagi tunduks nagu naljakam videoide, aga teie otsus, ma lähen korjan pudeleid. See loeb. Kuna ma juba olen sut koduti, siis see on mu voodi. Kõik need inimesed, kes seda videot vaatavad ja jälgi mu Instagrami, siis palun tehke seda li.laver. Saate ka järgmine kord osaleda sellistes huvitavates challenge'ites või asjades. Ma tegin vahepeal veel ühe polli, kas ma teen trickingut või parkuuri täna ja tricking kaotas väga napilt, nii et me teeme ikkagi parkuuri. Jõudsin just siia parki ja ma küsisin teilt, kas ma teen sealt kõrge asja pealt double side või tavalist side või hüppan ennast alla. Ma panin polli üles, et kas ma teen veel trenni või ma lähen ujuma ja te valisite, ma lähen ujuma, nii et eks ma teen väikseid vettehüppeid ka ja seekord oli selline lühike trenn. Ujud oli täiega mõnus, nüüd ma sõitsin ühe parkuurpargi juurde ja hakkan varsti trenni tegema. Ma pole ikka veel leidnud ühtegi kohta, kus ma saaks pudelid ära nagu anda raha vastu, nii et ma lihtsalt ei söö. Ei tegelikult ma söösin poest veidi asju ja sööme lihtsalt pitsat pärast poole. Kopenhaagen on lihtsalt ulme. Ma panin mingi 7 pudelit ära ja siis eelviimase pudeliga ta veidi jamas, aga ta lõpuks võidis vastu ja viimast pudeli ta lihtsalt viskas välja ja siis näitas, et ma sain 0 krooni. 0 krooni, lihtsalt hästi lampi. Aga no ma annetasin selle heategevusel, nii et mul ei ole üldse enam raha alles ja me lähme ikka pitsat sööma, suva see, aga see oli huvitav kogemus. Kus saab ikka mõnuga vihma, ma läksin siia vihmavarju kuhugi, onju.
ja küsisin teilt nii kaua, et kas ma teen endale tätoveeringu. Ja teie muidugi ütlesite jah. Ja ma pean oma sõna, nii et lähme teeme tätoveeringu. Jõudsimegi kohale, lähme sisse ja vaatame, kui palju raha nad tahavad saada. Lõpuks asjad tehtud, vahepeal läks ilm enam-vähem normaalsemaks, aga külm on ikka kuidagi nii, et roosa pusa, mu lemmik pusa, best pusa. Aga ma kohe näitangi teile seda tätoveeringut, mis ma tegin. Mida te üldse ootasite? Nagu, mida te ootasite? Anyway, mingi subscribe'iga Tomsikase kanalile. Ta content on üks kõige naljakamat content ja niikaua kuni kanad on muhed videoid ei tee, siis teil on vaja midagi head ka vaadata vahepeal. Ma tegin järgmise polli vahepeal. Ma küsisin, kas ma teen ise süüa või ma söön väljas ja tõesti, ma vihkan, et ma tegin selle, seda valite nagu alati need asjad, mida ma ei taha teha. Nii et ma teen ise süüa. Koka kiire õpetus Gregor Lillemetsaga. Põhimõtteliselt kokandus on sul geenides, iga inimene on sündinud nii, et nagu Jumal annab sulle selle kokandusvõime, nii et no problem, on ju. Ma teen täna siin siis veest sööki, ma vaatan, mis mul siin on. Clickbait content, sa paned selle clickbait contenti siis sisse, on ju. Siis ma natuke fancy-malt panema, et sellest tahad nagu. Okei, see läks valesti. Oi, hopsti, ei näinud ka teid seal. Ma vist kogemata jätsin kaamera tööle, et lihtsalt flexida oma merchiga. Saate osta, tuleb varsti veebipood ka, nii et siis on nagu actually normaalne seda osta, aga praegu lihtsalt kirjutage mulle Messengeri ja merch. Anyway, järgmine poll. Ma küsisin, kas ma lähen teen väikse rooftop missioni, lähen katuste peale. Lähme sinna õhtu poole, siis ei tule mingi politseid asju. Filmime päikseloojangut või midagi sellist. Järgmine poll oli siis, et kas ma räägin video lõpus veidi Eesti YouTube'ist, et mis mulle seal meeldib, või siis võtan nagu reisi kokku ja räägin üldiselt reisist. Ja te valiste, ma räägiks reisist, nii et lähme mingisse vaiksesse kohta ja räägime teiega paar minutit mu reisist. See reis oli väga-väga teistsugune ja oh my god, ma isegi ei tea, kuidas sellest hakata rääkima. Esiteks selline väike love letter Kopenhaagenile, mis on üks kõige ilusamaid ja lahedamaid linni, kus ma olen kunagi olnud ja üldse kogu Taani, et see, kui palju parkuuri võimalusi, parkuuri parke, ilusaid randu ja võimalusi on õues olla ja trenni teha ja ka nagu tavainimestel on siin nii palju võimalusi õue tegevusteks ja kui palju loodust ja asju on otse kesklinnas ja see on imeline ja see kultuur ja õhkkond ja söögikohad ja ma ei tea. See on tõesti minu lemmiklinn so far. Tõesti, algus oli hästi nagu palju asju tõmbas esimese nädalaga, siis teine nädal oli üli selline puhkamine, lebamine, lihtsalt nagu tore rutiin, selline, et teed iga päev trenni, on soe, chill ja siis nüüd see viimane nädal oli natuke õe juures ja siis ülejäänud oli Kopenhaagenis 3 päeva. See oligi viimane poll, et kas ma magan õues või toas ja te valisite, et ma magaksin õues siin selles majas. Ja ma ei teagi, follow mu Instagrami, kui sa ei follow juba, li.lover, siis sai maga maha, kui ma teen veel selliseid asju või loose ja kui sa oled uus, pane subscribe. Näeme järgmises ees, tšau!